Tervist! Rõõm olla siin teie ees, head kolleegid, kõik pilvepäevalised. Mul on ainult 20 minutit, see on kohutav, aga ma üritan mahtuda sellesse väikesesse ajavahemikku. Päev on pikk ja ma tegelikult peale lõunal saan teie ees olla veel ühes paneelis. Aga ma alustaks mitte kohe otse RIT-ist, vaid ma räägiks tegelikult olukorrast riigis, mis toimub, digiriigis näiteks. Et tegelikult on ääretult põnev aeg praegu. Ma olen selles mõttes hästi õnnelik, et ma olen nüüd 3 kuud juba olnud oma praeguses positsioonis ja sattusin just nii põnevale ajale, kui tehakse uut koalitsioonilepingut, mis sisuliselt on valmis, nagu te teate. See andis võimaluse sinna muidugi oma küünemust vahele panna, aga muidugi seal on väga palju selliseid ka poliitilisi soove sees. Aga iseenesest annab see võimaluse teha hästi suuri asju. No ma arvan, et te olete enamik lugenud, mis sinna kõik imelis kirja sai. Digimaailmas on erakordselt seal üle 30-31 või ülesannet, mis plaani tulevad. Tavaliselt on mingisugune 3-4 olnud, ma saan nii aru, ma tunnistan, ma täpselt ei tea, kuidas need eelmised käisid, aga igal juhul see 31 ülesannet on muljet avaldavad. Kuidas me kõik selle ära teeme? Ja mõistagi me peame tegema selle ära selle praeguse valitsuse siis ajal, sest nad kõik tahavad ju näidata, et see on tehtud, mis on otse loomulik, ja ka me tahame muidugi kõik ära teha. Et sisuliselt 27 aasta parem kui esimeses pooles, aga ütleme, mõned kuupäevad jäid ikkagi ka sinna 27 lõppu, kuigi nad enamik kuidagi nihkus niimoodi märkamatult seal päris koalitsioonileppe tegemise lõpupoole siis ikkagi sinna ettepoole. Aga see selleks, igal juhul meil on 2,5 aastat siis erinevad ülesanded, teha. Ja seal on ka, ütleme, RIT-i ja selle pilve vaates on nagu hästi olulisi asju, ma selleni jõuan ka. Aga ütleme, kui iseloomustada, mis seal siis meil kirjas on ja mida meil toodatakse, siis seal on tegelikult võimalus nagu ümber defineerida, kuidas me siis seda digiriiki ja kogu meie siis IT maailma, nagu riigi vaates juhime ja kuidas seda, ütleme, koos hoida, kuidas seda võib-olla natukene siit-sealt optimeerida, et seal on sellised võimalused, seal on ka, ütleme, selline pehme plokk, kus on, ütleme, igasugused nagu regulatsioonide, ma ei tea, seal andmeõiguste ja nõusoleku teenuste ja selliste asjade nagu võimestamine ja asjad, ütleme, sellised mingite teadusprogrammide tegemine, sellised asju, aga seal on väga selged ülesanded, näiteks ka tehnoloogia pool, hukukindlus, kuigi valitsus ei luba enam seda öelda, nüüd on siis toimepidevus, on selle õige nimi, aga hukukindlus kõlab küll väga morbiidselt, aga vähemalt üliselgelt, kui ütled hukukindlus, kõik teavad, millest sa räägid. Toimepidevus, okei. Aga ma kindlasti tahan tulla selle juurde tagasi. Nüüd veel sellest koalitsioonilepingust, seal on siis hästi suur plokk, näiteks AI, mis on tõesti, me saame päris uhked olla, mis me Eestis oleme siiamaani juba teinud, kas või need samad kratid ja asjad, mida väga paljud riikides ei ole. Aga see ei ole siiski, samas mõned riigid teevad, mingid, ma ei tea, megafaktoreid ja on seal keelemudelitega ees, meil on ka seal ülesanne, et vähemalt 5 suures siis keelemudelis peab eesti keel olema korralikult esitatud, on üks näiteks ülesanne. Et see osa on kindlasti väga põneveks, mida saab teha, kus me igas valdkonnas saame sisuliselt seda AI sisse tuua rohkem ja rohkem, Siis on kindlasti, seal on sideblokk. Sideblokis ei ole tegelikult midagi väga märkimisväärne, seal on lihtsalt regulatsioonide ütleme, parandamine ja täpsustamine, et see tegelikult on ju see sideosa on rohkem selline regulatiivne, mis me saame teha, me saame samamoodi võimestada seda, et ma ei tea, kaabli see torud, mis lähevad uuete ehitusteni, oleksid jämedamad, et siin oleks mitu operaatorit oma optika sisse panna ja sellised asjad. Et kõik need asjad me saame ka teha. Siis on mõistagi just see IT-juhtimise plokk on hästi huvitav. Nüüd 18. juunil me just koguneme kõigi ID-majade juhid ja siis meie oma digiministeeriumi tiim ja vaatame siis otsa, mis me tegelikult
nendes punktides nagu tegema peaksime, eks, et vaatame need ülesanded korra läbi, mõtleme koos ajurünnaku käigus lihtsalt läbi, kuidas saaksime kõige efektiivsemalt siis need ülesanded ikkagi ära teha. Et seal teha on tõesti nii palju. Meil näiteks on ministeeriumi tiim, kogu digitiim on siis 40 inimest umbes ja 30 ülesannet, eks. Kui me igaüks võtaks ühe, mis on nagu nii suur, siis tegelikult, aga selge see, et teie abil me saame seda kõike ainult teha, eks, see on ühistöö. See ei ole suuga ainult meie ministeeriumi ametnike tegemine, meie sellega kindlasti hakkama ei saa. Et väga palju on vaja just ütleme, neid, kes töötavad meie IT-majades, ametites, eks ole, sihtasutustes, asutustes, et teie käes on tegelikult see võimekus asju teha. Nii, nüüd see on kindlasti asi, mis on tegelikult ka väga palju sellise, ütleme, selle digiriigi nagu ümber, ütleme, IT-valitsemise ümberkorraldus on asi, mis on tekitanud väga palju küsimusi, eks, et ma saan aru, et seda on tegelikult proovitud ju teha, ma ei tea, viimased 10 aastat, eks ole, erineval kujul. Ja eks see ongi lõputa protsess, et ikka nagu ükski firma ei saa kunagi valmis ja ükski IT-osakond ei saa kunagi valmis, eks ta peabki olema muutumises. Lihtsalt see idee on see, et me võib-olla mingisugune governance mudel võiks olla selline, mis sobiks nagu kõigile, mis oleks nagu, kedagi ei ole vaja sundida ega käskida rohkem kui täna, vaid lihtsalt oleks see, et meil oleks võib-olla parem koordinatsioon oma vahel, et näiteks kui üks IT-maja teeb mingisuguse teenuse, siis teine IT-maja ei pea enam tegema täpselt samasugust teenust. Võib-olla natukene, ma ei tea, üks teeb, kalaleregistri ja teine teeb, eks ole, ma ei tea, tigude registri, et teeme nagu koos. Et selles mõttes võib-olla neid sünergiaid otsida, eks ole, et võib-olla olemasvõtu registrite juurde teha asju, mitte teha jälle uusi registreid, eks ole. Kui on meil olemas juba üks autentimine RIAS, siis las olla see üks ja ainus, eks ole, tara, eks ole, et ei ole vaja rohkem teha. Ühesõnaga selliseid asju lihtsalt kõlavad, aga tegelikult, kui me vaatasime oma digipöörde, et meil nagu valdkondadest, eks ole, tullakse, me oleme enam-vähem nüüd, teil täna kahjuks on üks veel Klimmi oma, mida ma kahjuks ei saa külastada, aga ütleme, et kõik teevad hästi põnevad asju. Aga lihtsalt me isegi ennem, kui me näeme, siis me alles saame aru, et seal võib-olla on mingid sünergiad, eks. Et me erinevad valdkonnad, erinevad ministeeriumid teevad hästi häid ja vajalikke asju, mis on nende portfellis ja nende teenused, aga tegelikult need sünergiad me ei ole kõike avastanud. Nii et see on kindlasti üks asi, mida võiks üritada. Kas me leiame seda asju jõuga midagi selles mõttes nagu, ütleme, ühendada või konsolideerida või optimeerida ainult selle sõna enda pärast ei ole vaja teha. See peab andma reaalset tulemust. Kui see annab reaalset tulemust, siis on seda mõtet teha. Et see on nagu jah üks asi. Nüüd, ma tulen lähemale ühele hästi suurele asjale, mida valitsus on nagu väga tõsiselt võtnud ja tahab, et me teeme, kus on näiteks RIT-il on ülisuur roll, aga kõigil IT-majadel on tegelikult väga tähtis roll. See siis ongi see toimepidevus või siis /ukukindlus. Sellega on niimoodi, et meil algselt oli see ülesanne, öeldi, et 27 peab kõik tehtud olema. Me panime 27 lõppu ja see püsis selle 27 lõpus see kuupäev kuni üks päev vist enne koalitsioonile alla kirjutamist, kui see järsku muutus esimene kvartal 27. Nii et 3 kvartalit võeti meilt käest ära. Igal juhul täna on siis esimene kvartal 27, peab olema siis tagatud Eesti e-riigi baasteenuste ehk kõige kriitilisemate teenuste siis käideldavus väljapool Eesti Vabariiki. Probleem on selles, et me siiani oleme valdavalt viimastel aastatel, nagu te teate, sinna ankrud kriibivad merepõhja, oleme keskendunud pigem saartalitusele, et kui internet ära kaob, eks välismaailmaga, mis siis saab. Tegelikult hetke ohupilti hinnates tundub palju, mitte palju, vaid ütleme, et samavõrd oluline on see risk, et me kaotame kontrolli oma infrastruktuuri üle, oma territooriumi üle. Või see lihtsalt, isegi kui me ei kaota kontrolli, siis nagu te teate, kogu meie e-riik on sisuliselt, ma ei tea, 4 andmekeskuses, kõik on siin ümber Tallinna, eks ole, või Tallinna sees. Kui need maha võetakse, siis meil enam digiriiki ei ole. Ja selle vältimiseks peab selle toimepidevuse projekti tingimata ära tegema. Ja see saab toimuda ju ainult niimoodi, et seesama pilv, eks, aitab meid välja. Ja siin on nüüd hästi erinevaid variante, seda me tahame ka 18 juuni nagu siis põrgatada uuesti kõigiga, me oleme sellest rääkinud erinevate IT-majade
juba praeguseks päris põhjalikult, see visioon on nagu olemas. Aga põhimõtteliselt meil on kaks asja, meil on riigipilv ja meil on siis avalikud pilved, eks ole, AWS, Azure, Google'i, eks ole, oma, Oracle'i oma. Riigipilve tahame ehitada koos teiega, eks ole, ütleme, siis sellisele tasemele, et igaüks ei pea sinna ise nagu hakkama oma teenuseid nagu väga vaevaliselt kohandama. Praegu on ta rohkem nagu IaaS, eks ole, ta on tõesti nagu infra as a service, et see on RIT-is on olemas, et ressurss sinna peale saab ehitada, kõik on nagu hästi. Aga näiteks praegu on hinnang, et SMIT-il on väga korralikult välja töötatud seal Kubernetes ja kõik see platvormi osa. Et võib-olla on mõistlik võtta, eks ole, selle SMIT-i platvorm, millega nad on igati ka olnud päri nagu esmastel vestlustel ja ühendada see nagu siis RIT-i, eks ole, nagu IaaS-iga. Ja et sellest saaks nagu korraliku standardse, meil on isegi eraldi üks VLTP ülesanne, on pilvestandardi tegemine, mis on kummalisel viisil, tähtaeg on samasugune kui siis, kui see uhkukindlus peab juba valmis olema, eks. Ühesõnaga, see on just kummalisi asju ajastustega, aga las seda olla. Et ühesõnaga, et meil peab olema sügiseks üks konkreetne ülesanne on töötada välja plaan, kuidas saavutada siis põasteenuste uhkukindlus. See on minu kõige esimene digiriigi ülesanne. Ja selle tähtaeg on siis 3. kvartal, ehk siis hindame, et september, kuigi soov on siis öeldud ka, et see võiks olla juba augustis valmis, kuna algab see riigieelarve periood. Et siis tegelikult oleks hea, kui oleks olemas juba augustis, et saaks sealt nagu vaadata, mis on see rahaline asi ja vajadus. Ja ütleme, mida me selle plaani tegemisel, siin on ka nagu ülioluline teie kõigi kaasabi. Me selle plaani tahaks koostada nii, ta põhimõtteliselt number 1 sisaldab seda, kuidas me seda teeme. Me kasutame kindlasti mõlemaid, ütleme, et see ei ole ainult, me ei pane ainult riigipilvele kõik kaardid, jääb ka avalik pilv. Aga riigipilve standardi, ühesõnaga me nagu kirjeldame täpselt ära, mismoodi see siis on, eks ole, see platvorm, nagu, kuhu peale saab oma teenused siis kirjutada. Siis me loetleme üles, mis need teenused on. Me RKTK-st on enam-vähem see pilt nagu olemas, aga ühesõnaga käime selle korraks kõik koos üle. Mis on need, ma ei tea, üks ütleb mulle, et on 50, teine ütleb, et 100, kolmas ütleb, et 150. Ilmselt, kuidas me neid loeme, eks ole. Et kõiki ütleme, andmekogusid ja teenusid ilmselt ei ole vaja siis hukukindlaks teha. Seega, meil on ju 1400 andmekogu eest, eks ole, et kindlasti mitte, kõiki pole vaja, aga ütleme, mingisugune kriitiline kogus, võib-olla 100, võib-olla 150, võib-olla 50. Täna näiteks sinna Luksemburgi andmesaatkond on vist 28 andmekogu vist varundatud, eks ole. Aga see on puhas selline nagu lihtsalt kopi, eks ole, datast. Nii, et igal juhul me peame septembriks selle plaani või isegi parem kui augustiks paneme kokku, siis seal peab olema see standard, seal peab olema siis mis teenused, seal peab olema ajakava ja seal peab olema maksumus. Ja selle maksumusega nimelt meil oli nüüd küberjulgeoleku nõukogu, kus oli kõik olulised inimesed ja ka jõuametkonnad koos ja küsiti, mis see maksab. Mina ütlesin, ma ei ütle selle kohta midagi enne septembrit, et ma lihtsalt ei julge spekuleerida. Me võime, ütleme, tegelikult on seda arvutatud erineval viisil, ma võib-olla te olete oma majas välja arvutanud, eks, aga tegelikult teeme selle arvutuse uuesti koos läbi. Et sisu on selles ju, et ütleme, Rahvli võib öelda, kui on 150 teenust, ma ei tea, kui see maksab, ühe teenuse tegemine maksab 150 miljonit vaja, maksab 500 miljonit, on 75 miljonit vaja, maksab 100 000, on 15 miljonit vaja. Et selles mõttes ta on hästi, mis on keskmine hind, et ühe teenuse nendest pilve, me peame tegema, eks ole, kui ta ei ole täna pilve kõlbuliks, me peame selle pilve kõlbuliks tegema ja siis saame sellega minema. Siis jääb kindlasti see avaliku pilve osa, näiteks te teate, siin osad juba RIK ja RIA juba tegelevad sellega, et osad teenused on neil nagu tehtud see avaliku pilve kõlbuliku, mis annab ka väga hea, eks ole, selle toimepidevuse. Aga siin ongi nagu strateegiline küsimus, kas me tegelikult võiksid olla mõlema kõlbulikud, et me saame ühelt minna teisele, vastavalt kuidas on vaja. Te kõik teate, missugune on poliitiline olukord, eks, ja kogu Euroopa praegu muretseb selle pärast, et kas Ameerika hyperscalerid on ikka head partnerid jätkuvalt, eks, või on sealt võib oodata mingeid üllatusi. Loodame, et üllatusi ei tule. Praeguseks on nii siis Amazon kui Microsoft on
teatanud, et nad teevad Euroopasse, ma ei tea, rajavad uued andmekeskused, mis on täiesti Euroopa seadustele vastav, firma registritakse siin, Euroopa seadustele järgivad kõiki seadusi, Euroopa staff, ühesõnaga, et ärge muretsege data sovereignty, ja meil oli külas nüüd selle Saiconi raames, käis meil ministeeriumis külas Microsofti kõrge seltskond, ja kui ma küsisin, et mis te teete, kui Valgest Majast tuleb käsk, et Euroopat enam ei teenindaks, oleks panete, siis keerate nupu välja. Ja ütles, et ei, tunnusta ära, et seda ei juhtu. Et see on, selleks seda teemegi, et seda ei oleks võimalik jõustada, eks ole. Ja kui see on lihtsalt nagu Ameerika pikendus Euroopasse, siis seda nagu see on lihtsam juhtuma. No ühesõnaga, see selleks, ma usun, et see oht läheb ära. Nii, igal juhul see on hästi suur asi, mida me koos peame tegema ja siin on RIT-il nagu ülisuur roll. Nii, pilvest rääksime, et see, ma arvan, et me täna sõdame seda pilvest. Siis on teine kindlasti väga põnev ja teid kõiki puudutav on ATK, eks ole, mis on siis töökoht, eks arvutitöökoht. Siin on esmaspäeval on meil siis kantslerite Sergoga läheme siis kantslerite nõupidavuse, kus me esitleme siis plaani, kuidas siis tegelikult võiks olla siis nagu selline ikkagi nagu nii-öelda üleriigiline platvorm. Et täna ikkagi on väga palju sellist erinevaid lähenemisi, ütleme, võib-olla need jõuministeeriumid jäävad oma süsteemide peale, vähemalt esialgu las see nii olla, aga ütleme, kõik teised võiks tulla siis ikkagi kokku meie selle praeguse standardiseeritud töökoha peale. Et see on ka hästi oluline, me saaks selle scale'i ikkagi sinna taha. Kui meil ikkagi on juba kord midagi tehtud, siis tasuks selle tehtu pealt ikkagi nagu seda sünergiat otsida, eks ole. Kurdetakse muidugi, et ma ei tea, kallis ja kõik, eks ole, aga tegelikult ei ole. Et näiteks meil oli just äsja, võrdlesime SMIT-iga ennast. SMIT ütleb, et neil on pool odav. Aga me tegelikult hakkasime vaatama ja tegelikult selles mõttes, me ei võta, vaata, RIT-i arvutuses on sees kõik, absoluutselt kõik kulud. Et ka kaudsed kulud, eks ole, mis on seotud. Kui SMIT paneme ikka juurde, siis tegelikult me jõudsime üsna sama tulemuseni. Et asjad on tegelikult selles mõttes üsnagi, ei saa teha väga palju odavamalt midagi, kui sa kasutad, ma ei tea, Microsofti litsentsid, eks ole, asjadeks. Aga see on täpselt nii, kuidas keegi arvutab, eks, aga igal juhul me peame jõudma selleni, kus on konsensuslik, kõik valdkonnad, kõik ministeeriumid on nõus, ja meil tegelikult see plaan on olemas, eks ole, eritil, eks ole, kuidas tegelikult seda üleminekut saaks teha. Nii et loodame, et see läheb ka käima. Seega jah, ma vaatan, mul on 2 minutit jäänud, aga siis ma olen põhimõtteliselt need suuremad asjad ära katnud. Seal on veel hästi põnevaid ülesanded, mis meil siia tuleb, aga nendest ei ole võib-olla täna mõtet rääkida, et jääme ikkagi selle nii-öelda töökoha ja pilve juurde. Igal see pilv on see, mis peab meid siis kindlustama tulevikus, kas tõesti seda, andku taevas, et seda kunagi vaja ei lähe, eks ole, otseses mõttes. Me ei kaota kontrolli oma territooriumi üle, aga seda ei saa välistada. Just 2 nädalat tagasi olin UK-s, kohtusin UK siis government CTO-ga ja nende see resilience inimestega. Põhimõtteliselt ütlesid sama asja. Nad on mures. Nad näevad, nad on umbes nagu teise asja, nad ei karda seda, et nad kaotaksid kontrolli nagu riigi üle, selles mõttes territooriumi üle, keegi territooriumi ära ei võta. Aga nad on selles mures, et samamoodi võib väga lihtsalt rünnata nende andmekeskusi. Tuleb sinna mingisugune tanker ja sealt tõusevad samamoodi drooniparv õhku ja ongi, eks ole. Et selles mõttes nad on samamoodi mõtlevad, kuidas nad hyperscaleritega käituvad, kuidas nad saaksid seda riski hajutada ühelt poolt seda, et mis tuleb nagu üle lahe või üle selle lombi, eks ole, nagu poliitiline risk ja samal ajal, eks ole, tehnoloogilised riskid. Et see on tegelikult täna Euroopas kõigil laua peal ja seda ütleme, et looda parimat valmistu halvemaks, et see peaks olema ka meie moto. Nii et loodame, et saame kenasti tehtud kõik asjad oma, siis need suured ülesanded, kõik 31 ülesannet, mis meile on antud, saab olema põnevad 2,5 aastat meie ees. Aitäh ja head pillepäeva!